Nii, tere siis kõigile, et mul on väga hea meel, et osalejaid on nii palju, et onkoloogikaga alustasime siis oma tegevusi mõned kuud tagasi ja nagu olete paljud näinud, et Delfi vahendusel ja Spotify's saab kuulata meie podcasti ja alates tänasest siis alustame oma webinaridega. Kui podcastid on sellised mõeldud isiklike lugude rääkimiseks, mis võib-olla ei ole nii loengu, seminari, webinari formaadis, siis webinari eesmärk on käsitleda sügavamalt teemasid, mis vähihaigetele ja nende lähedastele võivad oluliselt tunduda. Ja mul on väga hea meel, et Kristi ja Kristel on olnud nõus tulema ja esimest webinari läbi viima meile kõigile olulisel teemal, et kas tõesti koostada testamente. Et nagu ka sai välja hüütud, siis sellel teemal saab esitada ka küsimusi. Meil on mõned küsimused saabunud e-posti teel. Kui teil nüüd tekib selle webinari käigus küsimusi, siis paluks lisada need vestlusaknasse. Ma ei saa lubada, et neile kõigile vastatakse, aga Kristi ja Kristel vaatavad kindlasti üle ja millel on nagu võimalik nii sisuliselt kui ajaliselt vastata, et siis need küsimused ka vastuse leiavad. Tere õhtust alustuseks minu poolt. Mina olen Kristi Saare. Mina olen muidu investor ja rahatarkuse valdkonnas tegutsen ja minu kokkupuude selle onkoloogikaga on siin, et ma olen siin juba natukene aega teinud koostööd ITK-ga, et ITK saadab minu juurde patsiente, kellel on vaja oma rahaasju üle vaadata ja siis niimoodi üks-ühel kohtumistel oleme neid teemasid läbi käinud, nii et seetõttu meid täna siia rääkima kutsuti, et olen praktikas väga paljude inimestega sedasama küsimust, et kas testamenti teha ja kõik muud läbi käinud. Ja minuga koos on täna siis Kristel Jänesep, kes on siis notar. Kristeliga täna kahekesi oleme ja loodetavasti Kristel heliprobleemid lahenevad koheselt. Ongi see, et on nagu kaks erinevat komponenti sellel küsimusel, et kas tõesti koostada testament. Et esimene asi on see, et sa pead üldse välja mõtlema, kas ja mida sa pead tegema, et mis on need küsimused, mis õhus on, mille üle sa pead otsustama ja siis on kõik see tehniline pool, et kuidas see käib, kelle juurde sa lähed, kes sind aitab, eks ju, millised on sellised seaduslikud piirid, kuidas neid kõiki dokumente vormistatakse. Ja siis plaan ongi, et meil ongi täna räägimegi kahest asjast, et üks on see, et mille peale, miks üldse peab mõtlema ja siis teiseks, et kuidas seda kõike päriselt praktiliselt tegema peaks. Ja alustuseks see testamendi küsimus, et miks seda kõike on vaja siis üldse teha, siis kuigi me täna räägime siin sellises MTÜ onkoloogika kontekstist ja terviseküsimustest tulenevalt, siis tegelikkuses see on paratamatus, et ühel hetkel kõik meist peavad tegelema mingisuguste pärimisküsimustega. Et mitte keegi meist ei ela igavesti ja ühel hetkel see küsimus tuleb, et inimesel on mingisugused soovid, millega ta tahab, et võib-olla teised arvestataksid, tal on mingisugused varad, mis tal on elu jooksul kogunenud, tal võivad olla mingisugused finantskohustused ja kuna sellised elulõpusündmused on niigi emotsionaalselt väga-väga keerukad, siis me keegi ei taha, et kui sellised sündmused meiega juhtuvad, siis pereliikmed peavad tegelema selliste keeruliste administratiivsete küsimustega, et nad peaksid kuskilt otsima mingeid dokumente, nad peaksid kuskilt üritama kontakti luua kellegagi, et mis asjad siin on, kus kohad nad on, kelle omad nad on, mis on kuskil mingisuguse faili või lepingu või mingisuguse vara. Ja selline täpselt ette planeerimine ja kõik need sõnastatud juhised teevadki elu oluliselt lihtsamaks, et me ei pea endas kahtlema, et mis need asjad on, mida meie pereliige tahtis, mis on need asjad, mida ta tahtis teistele edasi anda või tahtnud edasi anda, et ei tuleks kuskilt mingisuguseid ebameeldivaid üllatusi, et on mingi asi ära unustatud kuskilt.
Ja tänapäeval ka sellised kõige lihtsamad asjad, mille peale ma olen ise ka näinud, et inimesed ei mõtle, et enne kui me üldse räägime varadest või kohustustest või kõikidest muudest sellistest asjadest, siis on kõige praktilisem küsimus, et tänapäeval absoluutselt kõik asjad, mida me kasutame, sisaldavad igasuguseid paroole ja see, et kas keegi vajadusel saab ligi sinu sotsiaalmeediasse või postkasti, selline väga lihtne küsimus, millele me igapäevaselt ei mõtle, aga kui midagi juhtub, siis see võib koheselt olla väga-väga suur probleem. Nii et ma käikski teiega läbi sellise nimekirja asjadest, millele lihtsalt igaüks saabki mõelda, et ahah, et see on mingi asi, mis mul on. Ja nii, keegi räägib must nüüd muidugi täitsa siin üle. Et mingid sellised asjad, et sa saad vaadata üle, et kas mul see asi üldse on, kas mul on mingi plaan, kas ma tean, mis sellest saab, kellele ta läheb, kus on selle kohta mingisugune vajalik informatsioon, et käiks selle nimekirja niimoodi samm-sammult läbi ja vaatame, et kas või natuke jagada enda kogemust ja natukene teiste inimeste kogemusi, et mida siin tehtud on. Et see üldidee, mida ma kindlasti tahaksin kõikidele kaasa anda, et kõik need elulõpu rahaasjade planeerimised, testamendid ja muud asjad, nad ei ole alati meeldivad, et nendega tegeleda. Seal on võib-olla vaja väga palju selliseid keerulisi otsuseid teha, sõltuvalt sellisest peresituatsioonist, aga see on väga suur kingitus teistele pereliikmetele, et need asjad on kõik korras. Ja kui hakatagi vaatama otsast, et mis need asjad, mis siis on, mis peaksid korras olema, siis see nimekiri siin ei ole lõplik, aga need on sellised esimesed asjad, mille peale mõtlema peaks. Alustuseks absoluutselt kõik sinuga seotud lepingud. Ja need lepingud võivad olla kõik kõige lihtsamad asjad, mille kohta perekonnaliikmed peaksid või võiksid teada, kellega on näiteks sinu telefonileping, kellega on näiteks mingisugune telekakanalite leping, kellega on internetileping, kas ja kuidas on seotud kinnisvaraga, näiteks ma ei tea, mingid kommunaalid, ma ei tea, gaasileping eraldi, näiteks autoliisingu leping, et me üldiselt igapäevaselt ei mõtle selle peale, et kui palju võib olla meiega seotud igasuguseid lepinguid ja teenuseid, millel näiteks võivad olla mitmetel mingisugused automaatsed kuumaksed. Näiteks, ma ei tea, kes kasutavad telefonis mingisuguseid äppe, mille eest nad, ma ei tea, Apple Pay'ga on maksnud, eks ju, lähevad igakuiselt automaatselt mingisugused summad maha. Kui sul kuskil ei ole kirjas või mingit ülevaadet ei ole, millega ei ole tegemist, siis kohe on inimestel nagu lisaprobleem, et nad peavad tegutsema ja mõtlema, et oot-oot, mis asi see on, mis summa see on, kuhu ta läheb, miks ta läheb. Ja tänapäeval me oleme väga harjunud sellega, et kui vanasti oli see, et sul oli võib-olla riiulis selline kaust, kus olid kõik paberlepingud olemas, siis tänapäeval meil neid lepinguid sellisel kujul tavaliselt ei eksisteeri. Need lepingud on kuskil veebiportaalides, need lepingud on meil kuskil postkastis, mingisuguse digiallkirjastatud sellise dokumendi kaustana ja nad, ütleme ausalt, väga harva on meil näiteks kuskil arvuti niimoodi desktopil või kuskil ära sorteeritud, et siin on kõik igasugused lepingud, mis on minuga seotud. Ja ma olen siin praktikas näinud selliseid päris palju igasuguseid probleeme nende lepingute koha pealt, et eriti kui tegemist on inimesega, kes ei ole seaduse järgne pärija ja kui testamendis pole teda välja toonud, see võib olla ootamatult tüütu või keerukas kõikide selliste lepingute informatsiooni kätte saada. Et näiteks olukorras, kus pärija on, näiteks ainupärija on alaealine laps, siis teisel vanemal on parajalt tüütu minna uurima, et oot, siin on kuskil mingi leping kellegi nimel, mis kandub üle, mis ma pean tegema. Nii et see võib-olla hea harjutus selleks on, et vaadata üle oma pangakonto väljavõtte ja siis vaata, et okei, aga mis leping või mis info iga selle asja taga on olemas. Et näiteks, kui sul on kas või oma mingisugune eelarve, mida sa pead, siis seal on ka täpselt samamoodi ilusasti kirjas, et mis on need asjad, mille eest sa igakuiselt maksad. Eriti kui siin taga on mingisugused sellised suuremad finantsilised kohustused, siis seda enam on see oluline teada.
Nii et kõik selline dokumentatsioon mingil kujul ja kui see dokumentatsioon ongi sul näiteks mailboxis, noh, väga okei, aga see küsimus, et kes ja kas ja kuidas sinu postkastile ligi saab, see koht, et kui mitu postkasti sul näiteks on, tänapäeval on väga tavaline, et inimestel on mitu erinevat postkasti, kas kõik pereliikmed üldse teavad, mis ja kus võiks olla. Siis lisaks nendele lepingutele, eks ju kõiksugused varad, mida sa omad. Ja need varad, mida sa omad, enamiku inimeste puhul kõige suurem vara, mida nad omavad, eks ju on kinnisvara, ehk siis nende kodu, olge see siis maja või korter või suvila või maatükk kuskil. Varadega, selliste kinnisvaraga laias laastus on lihtsam, sest et see jookseb kinnistusraamatust, eks ju, väga selgelt välja, et kes mida omab, eks ju, see on väga konkreetselt fikseeritud. Kui me räägime aga igasugusest vallasvarast, eks ju, me räägime näiteks autost, kui tegemist on autoga, mis on välja makstud, millel autolaenu või liisingut või midagi seotud ei ole, eks ju, siis ainukene viis, kuidas teised teavad, et sus auto on see, et sa oled neile öelnud, eks ju, nad on näinud selle autoga sõitmas, nad teavad, et see on sinu oma. Eriti keeruline nende varade koha pealt kipub olema igasuguste investeerimisvaradega. Ehk siis, kui sa oled raha säästnud, suunanud selle kuskile kasvama ja siis sul on tõenäoliselt mingisugused investeerimisvarad. Kõige tavalisemad investeerimisvarad, mis inimestel on nende pensionisambad. Pensionisammastega on üldplaanis lihtne, eks ju, me räägime siin teisest sambast ja kolmandast sambast. Need eksisteerivad riiklikus süsteemis, ehk siis neid on taaskord väga lihtne isikukoodi järgi tuvastada, et millised varad inimesel on ja kus kohas. Nüüd aga sealt edasi, investeerimisvarasid on tõesti igasuguseid. Kinnisvara taaskord, eks ju, on võib-olla lihtsamini tuvastatav, aga kui me räägime näiteks börsivaradest, kui sul on näiteks aktsiad Balti börsil läbi kohaliku panga, eks ju, seda on tõenäoliselt pigem lihtne tuvastada. Kui aga sa näiteks omad mingisuguse välisbörsi aktsiaid ja sa omad neid läbi mingisuguse rahvusvahelise maakleri, mingisuguse teise riigi teenuse pakkuja, tänapäeval taaskord igasugused finantsteenuse pakkujad kipuvad meil siin telefonis mingisuguste äppidena eksisteerima, mis tähendab seda, et kuidas üldse pärijad peaksid teadma saama, et sul seal midagi on. Üks variant on see, et tuleb vaadata panga ülekanded läbi, et kuhu seda raha on, eks ju, kantud, aga kui sinna lähiajal pole midagi kantud, siis taaskord, kust nad seda teavad. Inimesed investeerimisvarana hoiavad ka igasuguseid asju. Näiteks, ma ei tea, kes on metallide usku, et tal on kulda või hõbedat. Seesama koht, et kui see sul kodus kuskil sokisahtlis on, siis kui see pole kuskile kirja pandud, et mis see on või kus see on, eks ju, siis keegi seda sokitahtlist ei leia. Ja üks kõige keerulisem tänapäeva varadest ilmselt on krüptovara. Seal ongi see, et kui see võib olla tõesti kus iganes ja kui keegi ei oska seda otsima minna, siis keegi seda ka ei leia. Nii et igasugused sinu omanduses olevad varad, et nad oleks dokumenteeritud, mis nad on, kus nad on ja võib-olla üks mõttekoht ka see, et kas need varad on ainult sinu omad või nad kuuluvad ka kellelegi teisele, kas nad on mingisuguses kaasomandis, kas sul on näiteks sõpradega tehtud ühisettevõtte, kõik sellised küsimused, eks ju, tulevad siin ka koheselt esile. Siis lisaks varadele igasugused krediidikohustused. Krediidikohustuste all see tähendab igasuguseid järelmakse, see tähendab igasuguseid laene, see tähendab igasuguseid liisinguid, laias laastus siia alla läheb ka krediitkaart. Siia alla läheb ka kodulaen, eks ju. Et see koht, kodulaen, eks ju, kinnisvaraga seotult tuleb väga lihtsalt välja, et sul on kinnisvara, millel on kodulaen, aga näiteks see, et sul on võib-olla mingisugune tarbimislaen, mis on võetud mingisuguse kodukulutuse jaoks, kui ta on võetud kuskilt pangast, siis pankade puhul üldiselt on seda informatsiooni pigem lihtne leida. Kui see on võetud mõned sellisest teistsuguselt krediidipakkujalt, mingisugused väiksemad laenukontorilt või teenusepakkujalt, siis
taaskord, kust kohast see info peaks välja tulema. Ta on tõenäoliselt sul kuskil kas postkastis, eks ju, või inimesed peaksid seda vaatama panga väljavõtetelt. Ütleme nagu minu kogemusena kõige lihtsam ja mõistlikum oleks see, et kui sul on mingisugune selline fail, olgu ta siis Exceli fail või mis iganes kujul ta sul kirja on pandud, kus ongi kõik sellised asjad üles kirjutatud, et need on minu varad, need on igasugused kohustused, need on mingisugused lepingud ja sellega ei pea tegelema ainult siis, kui nüüd on midagi elus halvasti läinud ja ma pean muretsema, vaid see on täiesti selline asi, mida võiks, ma ütlen, et iga-aastaselt sellise harjumusena täiesti teha, et sa vähemalt korra aastas vaatadki üle, et kus kohas mul on, et ta ongi sul mingisuguse dokumendina kas enda postkastis, kuskil pilvesüsteemis või osad inimesed, ma tean, reaalselt korra aastas näiteks prindibki välja ja ta panebki kuskile koju, kas seifi või kuskile kausta vahele, kus see on olemas, et kui keegi hakkab otsima, siis on sealt leitav. Sest et mitte keegi ei taha tekitada sellise situatsiooni, eriti nende krediidikohustustega, et kui varadega on see, et kui sa vara ei leia üles, siis vara on eelduslikult ikkagi alles. Kui on krediidikohustus, siis seal on see probleem, et kui on õigeaegselt maksed tasumata ja mingisugused probleemid, siis seda suhtlust, mis võib olla selline ebameeldivas ja natukene nõudvas toonis, seda kindlasti kellelegi ei sooviks. Siis millele veel peaks mõtlema, ongi siis see, et kõik need varad, kohustused ja mis iganes sul on, need soovid ja juhised pärijatele, et ma siinkohal ei räägi isegi sellest, et mida ja kuidas panna kirja notarile, sinna notariaalsesse testamenti, vaid me räägime ka sellest, et mida ma olen inimestega näinud, ongi see, et sul on näiteks ettevõte, mis millegagi tegeleb, et kui sinuga midagi juhtub, et mis sa tahad, et mis sellest ettevõttest saab. Kas unistus on see, et keegi pereliige võtab selle ettevõtte üle või kas sul on soov, et see ettevõte müüakse maha või sa mõtled, et ei, et selle ettevõtte võiks panna kinni. Väga tihti, kui ongi näiteks alasõppedega koos mingi ühisettevõtte või investeeringud, et mis siis saab, mida sellega tehakse. Et meil on enda tutvusringkonnas on näiteks kokku lepitud, et kui kellegagi meist midagi juhtub, siis et pöörduda, näiteks meil on oma sõpruskond, et pöördu kelle iganes poole, kes aitab vaadata üle, missugused varad portfellis on ja siis aitab teha otsuseid, et mida teha. Et mida rohkem varasid on ja mida keerulisemad need omandisuhted on, seda rohkem peab mõtlema, et kui minuga midagi juhtub, mis siis nendega tehakse. Ja võib-olla see kõige keerulisem koht ongi see, et kuidas siis see ligipääs igasugustele vajalikele andmetele eksisteerida võiks. Siin on tänapäeval palju igasuguseid tehnoloogilisi lahendusi ka, et üks asi ongi juba see, et kas sul ongi seal kuskil Google Drive'is või kuskil mingisugune fail, et mida üldse kust kohast otsida. Olles ise päris paljud inimestega seda protsessi ka kõrvalt näinud, siis selle pärandvarale ligipääsemine on erinev, sõltuvad sellest teenusepakkujast, kellest me räägime. Tavaliselt seal mingisuguse dokumentatsiooniga tuleb nende poole pöörduda, mis tõestab, et kes sa oled ja miks sul peaks olema õigus, eks ju, sellele varale ligipääsu saada. Aga juba see teadmine, et kus midagi on kõvasti abiks. Ja see, et kui on mingisugused kontod, kuhu on vaja sisse logida selleks, et midagi teha, ütleme näiteks kõige tavalisem selline näide, kus inimesed nende igasuguste paroolidega hätta jäävad, on see, et oletame, et sul on ettevõte ja sellel ettevõttel on mingisugused varad, asjad, kuskil mingisugused kontod ja kui pärandvara sees on siis see ettevõte, siis see uus ettevõtte omanik, kes iganes on, eks ju, tal peaks olema õigus ettevõtte nimel kõiki asju teha ja sisse logida. Aga kui seda andmestikku ei ole mitte kuskil salvestatud, siis kuidas ta seda ligipääsu saab, eks ju, ta peab hakkama seda tagantjärgi kuidagi taastama või tuvastama. Ma ei tea, kui palju teil sellisest küberturvalisuse koolitust on tehtud, aga väga paljud ettevõtted praegusel hetkel ka juba seda nõuavad, et see kõige tavalisem koht, et kui sul on mingisugused paroolid, millega kuskile ligi pääseda, et need on kuskile paroolihalduris salvestatud, mida on võimalik ka pereliikmetega jagada.
et meil on näiteks abikaasaga täpselt samamoodi tehtud, et paroolihalduris on paroolid sees, kui emma-kummaga midagi juhtub, siis teisel oleks võimalik sinna mingil vajadusel ligi saada. Ja see võib olla selline asi, et ei ole üldsegi seotud testamendiga, vaid see, et olete teises riigis reisil ja ühel on vaja logida kuskile sisse ja tal mingil põhjusel endal ei ole internetti või ligipääsu, siis on väga suur probleem, kui keegi teine sind aidata ei saa. Nii et see andmete osa on see, kus inimeste, isegi kui on muud asjad läbi mõeldud, on tavaliselt küsimärk. Ja siis, kui me kõikidest nendest rahaasjadest räägime, varad, kohustused, siis et mis siis saab edasi, et kes sellega haldab, kes sellega tegeleb, mida sa saad praegu teha selleks, et oleks see situatsioon juba lihtsam, siis väga tavaline siiski nende puhul, kes näiteks seda sama testamenti teevad ja arutlevad, ongi see, et sinuga, isegi kui sul praegu on kõik täiesti korras, et sa pöördudki mõne sõbra poole selleks, et teda informeerida, et mul on siin sellised asjad, siin on mingi selline dokument, lihtsalt, et sa teaksid, kui minuga midagi juhtub, siis mu pereliikmed võivad näiteks sinu poole pöörduda ja küsida või näiteks, et kuule, sul on mingisugused sarnased investeeringud või sarnased varad, kui on vaja midagi teha, eks ju, palun anna nõu, kuidas neid asju võiks teha, eks ju. Ja see planeerimise koht, et see ei ole niimoodi, et ma istun korraks maha ja 10 minutit mõtlen ja siis ma teangi, eks ju, et mida ma kõikide nende asjadega teen. Et kui sa hakkad nende peale samm-sammult mõtlema, siis võib tulla välja, et ohoo, et tegelikult siin on mingid asjad, mida ma pean võib-olla korda ajama, et on vaja midagi osta, midagi müüa, mingid lepingud, mida on vaja kuidagi ümber vormistada või teha. Et ka selliseid asju inimesed avastavad, et mõnikord inimesed ehmatavad, et appi, et ma hakkan otsast vaatama ja siis tundub, et kõik on väga segane. Aga see ongi selline asi, mida tuleb regulaarselt ja korduvalt teha, sellepärast, et meil igasuguseid lepinguid, kohustusi, varasid muudkui tuleb juurde, mis tähendab, et kui sa neid regulaarselt üle ei vaata, siis näiteks 3 aastat hiljem vaatad ja, et ahah, et see, mis mul siin kirjas on, see ei vasta üldse tegelikult praegusele reaalsusele. Nii, Tarmo, kas sa vahepeal oskad mulle öelda, kas me oleme Kristeli kätte saanud? Minu teada on ta olemas ja saab rääkida, et kui sa Kristel ütleks tere. Vist mitte siiski. Vist mitte siiski. Kui Kristel oleks siin mul kätte saada, siis ma küsiks talt, et kui palju ja mis vanuses inimesi meil käivad neid testamente tegemas, sest et minu kogemus ongi see, et inimesed absoluutselt igas vanuses käivad tegemas ja väga paljud inimesed, kui ma siin rahatarkuse maailmas neilt küsin, et mis siis neid motiveeris seda testamenti lõpuks ära tegema, siis vastus üldiselt on see, et nägin kuskil perekonnas kellegagi midagi juhtumas ja siis ma otsustasin, et mul on vaja ka kõik oma asjad korda teha. Ja Kristel, kahjuks sind ei olnud üldse kuulda. Kas sa prooviksid korraks veel vestelda? Nii, mulle tundub, et Kristel on ikka kahjuks vaikib meil. Nii et see kontrollnimekiri võiks vaadata üksinda üle. Ja kui sa oled näiteks paari suhtes, siis võiks selle vaadata üle ka koos partneriga. Ja mis siis juhtub, kui sa mitte midagi tee või kui sa mitte midagi ise ei planeeri, siis mõnes mõttes ütleme, et läheb kõik väga lihtsalt. Kui sa ise mitte mingisuguseid juhiseid ei anna, et mis sa tahad, et sinu varaga juhtuks, siis rakendub seadusejärgne pärimiskord. Et seadusejärgne pärimiskord, kes ei ole kunagi avanud Riigi Teatajast, siis meil on selline seadus nagu pärimisseadus ja pärimisseadus ütleb, et mis juhtub siis inimeste varaga, kui nad ei ole ise sellele mingisuguseid juhiseid andnud. Ja mida see pärimisseadus eelkõige siis sätestab, on see, et pärijaid on meil mitu erinevat ringi. Et meil on laias laastus 3 erinevat ringi pärijaid, meil on siin perekonnasuhted, eks ju, ülanevad, alanevad.
Ja see küsimus siis alati ongi selles, et kellele ja mis järjekorras asjad lähevad. Et kas asi läheb lapsele või ta läheb abikaasale või ta läheb mõlemale või ta läheb mis suhtes, mis juhtub siis, kui lapsi ei ole, kellele läheb siis, kui ei ole ei lapsi ega abikaasat, kellele läheb siis, kui on ainult abikaasa, aga ei ole ei lapsi ega vanemaid, mis siis saab, eks ju. Et selline järjestikus, et kui seda inimest ei ole, läheb järgmisele, kui seda inimest ei ole, läheb järgmisele. Kui sa oled abielus, juhtub nii, kui sa oled abielus ja lapsi ei ole, juhtub nii. Need on siis kõik seaduses väga konkreetselt paika pandud. Ja see seadusjärgne kord on paberil justkui väga hea, et miks me peame seda testamenti ise tegema, et seaduses on ju kõik kirjas, et miks me ei võiks minna lihtsalt selle järgi, mis seaduses on. Siis see probleem on sellega, et seaduses on asjad kõik nagu hästi emotsioonitult ja nad ei pruugi vastata sellele, mida sa tegelikkuses tahaksid. Ja see seadusjärgne pärimine toob aeg-ajalt selliseid päris suuri üllatusi inimestele, mille peale nad ei ole mõelnud. Mingid asjad, mis tunduvad, et võiksid olla nii, aga siis tegelikkuses ei ole nii. Ja lihtsalt mõned näited teile selle kohta, et mis inimesi tavaliselt üllatab. Siis esimene kipub olema see, et sa oled näiteks elanud oma partneri või elukaaslasega 25 aastat koos, teil on ühiselt kasvatatud lapsed, teil on ühine kodu ja ühega teist midagi juhtub ja inimesed siis avastavad, et seadusjärgse pärimiskorra järgi elukaaslane ei ole pärija. Et inimesed on harjunud, et ollakse elukaaslased, Eestis kasutatakse seda sõna vaba abielu. Paljudes teistes riikides see vaba abielu mõiste tähendab midagi juriidiliselt, aga Eestis sisuliselt ei tähenda see mitte midagi. Pärimisseaduses ei ole sellist mõistet nagu elukaaslane, kui teil ei ole omavahel juriidiliselt paika pandud varasuhteid läbi abielu või siis ei ole tehtud testamenti, siis elukaaslane on oma sisult peaaegu võõras inimene. Mis tähendab seda, et isegi, mis sest, et olete võib-olla 25 aastat kodus olnud, ühine kodu, ühine pere ja kõik muud sellised asjad, siis varade jagamise koha pealt elukaaslasest minnakse absoluutselt täiesti mööda ja see vara läheb siis seadusjärgselt, sõltuvalt sellele, kes on olemas, kas siis lastele või kui lapsi ei ole olemas, siis näiteks vanematele või õdedele, vendadele. Ja see tavaliselt ei ole inimeste soov, et see niimoodi läheks. Abikaasa seadusjärgse pärimiskorra järgi on pärija, abikaasa on alati pärija, sõltumata sellest, et kui palju on lapsi. Aga pärimisseadus näiteks ütleb sulle ära, et sõltuvalt sellest, et kui palju neid lapsi on, et kui suur on see tükk, mis siis läheb abikaasale ja kui suur on need väiksed tükid, mis siis lähevad lastele, mis tingimustel näiteks abikaasa on ainupärija. Ja ka see, et abikaasa on seaduse silmis pärija, sõltumata sellest, et milline on omavaheline varasuhe abielludes valitud. Ehk siis abielludes, eks ju, meil on võimalik valida lahusvara, meil on võimalik valida ühisvara, meil on võimalik valida see vara juurdekasvu arvestus, meil on võimalik teha abieluvara leping. Ja inimesed tihti mõtlevad, et et meil on siis, ma ei tea, lahusvara, eks ju siin ja kõik abielueelne on ka lahusvara ja see pärimist ei puuduta. Aga praktikas puudutab küll, sest et pärimisseaduse silmis ei ole oluline, milline teie vaheline varasuhe on, vaid abikaasa on pärija. Siis teine selline asi, mis inimesi kipub üllatama, ongi see varadele ligipääs, et kuidas see pärimisloogika toimib. Ja ma võin tuua näiteks sellise hästi tehniliselt nagu sellise keeruka näite, et kui me räägime paaridest, kes on abielus, eks ju, ja näiteks on ühisvara ja ühega partneritest midagi juhtub ja tema vara läheb pärimisele, siis ühisvara ju tähendabki siiski mõlemi poolt abielu jooksul soetatud vara. Ja oletame, et meil on selline situatsioon, et üks partneritest näiteks on kolmandasse sambasse raha kogunud ja teine ei ole kogunud. Ja see partner, kes lahkub, on see, kes ei olnud kolmandasse sambasse kogunud, siis nagu talupoja mõistus ütleks, et tal ei olnud sinna midagi kogunud, et siin ei ole midagi jagada, aga praktikas, kuna teise partneri kolmandas sambas raha on ja see on sinna ühisvara suhte ajal, abielu ajal panustatud, siis tegelikult see on osa pärandvarast.
Et mingisugused sellised keerukad nüansid võivad tulla mängu ja kui sa nendega mitte kunagi varem ei ole mõelnud nende peale, siis sellel hetkel, kui seda pärandit on vaja kuidagi hakata avama ja analüüsima, võib see olla väga-väga keeruline. Ja siis kolmas asi, mis inimestel mõtlemist tekitab, on siis see, eks ju, et reeglina pärijad enamike inimeste puhul on nende lapsed ja seal on ka päris palju erinevaid nüansse, millega arvestama peab ja mida oleks vaja läbi arutada. Esimene ja võib-olla kõige olulisem neist on see, et tänapäeval meil on väga tüüpiline, et meil on kärgpered, et inimesed elu jooksul võivad lapsi saada mitme partneriga, siis taaskord pärimisseaduse vaates, eks ju, lapsed on võrdsed, sõltumata sellest, et kas nad on praegusest suhtest või mõnest eelnevast suhtest. Ja teine asi, mis on lastega seotud väga-väga oluline, on see, et alaealised lapsed pärimisseaduse järgi saavad alati pärandist sundosa. Selle eesmärk on väga selge, eks ju, et laste õiguseid kaitsta, et sellist asja ei saaks olla, et alaealine laps jääks varast täiesti ilma. Aga sealt võib tulla virn selliseid keerukaid probleeme, millel inimesed taaskord ei mõtle, on see, et alaealise lapse omatud vara on taaskord lapse kaitseks, eks ju, sellega on väga keeruline tehinguid teha ja selle alaealise lapse omatud varaga tehingute tegemiseks on reeglina vaja kohtuluba. Ehk siis, kui laps on pärandi mingisugusel kujul saanud, oletame, et ta omab osa kodust või ta on saanud mingisugused investeeringud, siis selleks, et neid müüa või realiseerida või nendega midagi teha, siis seadus on väga selge, selleks on vaja kohtuluba, et olla veendunud, et kõik need tehingud tehakse lapse parimates huvides. Nii et seal on virn selliseid nagu tõesti hästi tehnilisi nüansse, millega me igapäevaselt ei puutu kokku. Ja mõned neist, kui sa mõtled nende peale, siis on loogiline, aga kui sa nende peale kunagi mõelnud ei ole, siis ei tule selle pealegi, et seal mingisugused nüansid on. Ja seesama erinevad finantskohustused, lepingud, et seal võib lihtsalt selliseid ebameeldivaid tüütusi olla, mida ma olen näinud, mida inimesed on kogenud ka. Ma võin lihtsalt paar sellist hästi ekstreemset juhtumit tuua. Üks näide oli sellest, et pärija oli laps, ta oli siis ainupärija, eks ju, ühelt lapsevanemalt päris ja ta päris lapsevanemalt siis auto koos autoliisingu lepinguga. Ja siis elukaaslane, kes seaduse silmis, ei olnud ju asjaga üldse seotud, jagas seda kogemust, kuidas tal oli väga ebameeldiv see protsess, et siis selle liisingu ettevõttega ta kirjeldas seda, et pidi tõestama, et ei ole kaamel, et selgitada, et palun, et mul on siin alaealine laps, kellel on nüüd see liisingu leping sisuliselt, et palun, kas ma saaksin selle informatsiooni kätte, et mis seal tegelikult taga on, eks ju. Ja üks teine juhtum, mida investeerimiskogukonnas ka jagati, oli seesama probleem, et kellel, millele, kus ligipääs on. Kus naisterahvas jagas, et tegemist oli elukaaslastega ja seal oli veel selline kuidagi täiuslik kokkusattumus, et naisterahvas oli lapsehoolduspuhkusel, mis tähendab, et nad erasid mehe finantsidest, eks ju, mees käis tööl, mees sai palka, mis tähendas seda, et raha oli ka enamasti siis meespoole kontol. Ja kui selle meespoolega juhtus midagi, siis tegelikult teisel poolel ei ole õigust ju seal pangakontol tehinguid teha. Et sellised ootamatused tõesti võivad juhtuda ja kõikide nende vastu ei ole alati võimalik ennast kaitsta, aga kui sa oled läbi rääkinud ja mõtisklenud, et kas, kus kohas meil on ja kellel on ligipääs, siis ma olen ise ka üllatunud, et kui paljud inimestega ma olengi sedasama küsinud, et kas, kui midagi, mis iganes juhtub, kas kõikidel pereliikmetel on enda kontol mingisugune rahasumma, millel neil on ligipääs, siis see vastus ei ole mitte alati jah. Et selline täiesti elukorralduslik küsimus, mis võib olla probleem ka näiteks siis, kui üks mingil põhjusel ei saa oma pangakontole sisse logida või pannakse krediitkaart kinni, eks ju, või mingisugused muud probleemid. Nii et kui sa ise mitte midagi ei tee, siis seadus reguleerib ära, aga see, mida seadus teeb, ei pruugi olla see, mida sina tahaksid teha. Ja rahatarkuse koolitustel ka üks nendest asjadest, mida inimestel soovitan teha, on läbi mõelda kahtepidi. Ühtepidi, et kui sinuga midagi juhtub, et kes siis on sinu pärija, et sa saad seadusest lugeda täpselt, kes on, kes saab kui suure tüki, aga teistpidi ka see, et aga kelle pärija sina oled. Ja inimesed mõnikord avastavad, et nad ei ole üldsegi mõelnud selle peale, et mis kuskilt võib nende suunas tulla. See on just hea küsimus, eks, et optsioonide pärimisega
vaat täpselt seesama koht, et igasugustel optsioonidel on kuskil mingisugune leping ja nendes optsioonilepingutes tavaliselt peaks olema sätestatud, et mis täpselt nendega juhtub. Kui optsioonid on siis investeerimismõttes, kui nad ära vestinud, eks ju, et kui nad on inimese omandis juba olemas, siis tegelikult on nad osa pärandvarast. Aga see on seesama koht, et sa pead teadma, et need optsioonid kuskil on, et neid otsima minna, sest et kui me räägime sellistest ettevõtetest, kes on juba börsile jõudnud, eks ju, siis on väga lihtne, et kuskil on mingisugune stocks või shares või mis iganes, eks ju. Kui me räägime ettevõtetest, mis ei ole veel avalikult kuskil kaubeldavad, võivadki olla mingi optsioonileping kuskil, ma ei tea, mitme aasta tagusest ajast, siis kui kirjas ei ole, siis ei oska otsida. Aga kui see vesting on toimunud ja need on inimese omad, siis muidugi nad on täpselt samamoodi pärandvara osa nagu kõik teised asjad. Nii et siin on nagu see investeerimiskogukonnas, kui me soovistame inimestele lihtsalt mitte testamendile mõtlemata, et teha mingisugune fail, kus kõik su asjad on kirjas, siis inimesed aeg-ajalt üllatuvad, et nende pealtnäha väga lihtne elu võib sisaldada üllatavalt selliseid keerukaid asju. Nii et see on see koht, miks see testamendi nagu idee võiks tulla lauale, sest et mida sa testamendiga saad oma sisult teha, ongi siis see, et anda mingisuguseid juhiseid, mis on teistmoodi sellest, mida seadus määraks. Et sul on võimalik teha näiteks abikaasade vastastikune testament, eks ju, et sa tahad, et näiteks kodu läheks ainult partnerile. Sul on võimalik suunata, et see tükk minu varast võiks minna sellele inimesele, see tükk võiks minna sellele inimesele, eks ju. Näiteks see sama koht, et kui on pereliige, nagu kelle jaoks mis iganes suvila või mis iganes kuldmünt on täpselt see, mida sa talle tahaksid anda, siis kui seda kuskil kirjas ei ole, siis seda kuskilt lugeda ei saa. Nii, ma vahepeal küsin, et kas meil Kristel on äkki manifesteerunud kuskilt? Ma pean tunnistama, et me oleme üritanud siin ühte või teistpidi, aga kahjuks ta kuuleb meid, ta näeb meid, aga ta rääkida ei saa. Okei, ühesõnaga siis ma nüüd kehastun Kristeliks. Ja Kristel võib siin chatis tähendada, kui ma midagi täitsa valesti ütlen. Aga see testamendi koostamise koha pealt, et inimesed tavaliselt arvavad, et see testament on esiteks, et ta on mega keeruline ja teiseks, et ta on mega kallis. Ma kusjuures tahtsin üle vaadata täpselt, kui palju see riigilõiv on, aga Kristel võib siia chati kirjutada, et palju see riigilõiv on. Et tegelikkuses testament, ta ei ole nii kallis ja ta ei ole nii keeruline. Peamine ongi see, et sa pead ise otsustama, mida sa tahad sinna kirja panna. Ja testamendi koostamine. Nii, Kristel, kas me kuuleme sind? Kas nüüd on kosta? Ja pane oma kõlar kinni, et sa ei kajaks. Ei ole kosta. Saad rääkida. On küll kosta. Ta kuidagi seda toimima meil siin seda heliteemat. Kas teie mind kuulete? Nüüd ei kuule mina teid. Kuuleme väga hästi. Näidake pöidlaga. Kas nüüd on kosta mind? Jah. Väga hea, väga super. Ma ei tea, ma väga vabandan, mingisugused tehnilised probleemid siin on olnud, aga nüüd ma saan aru, et nüüd ma olen eetris. Väga hea, täpselt sinu slaidi jaoks. Just, et siis hästi kiirelt teen selle ette eelneva ka, et ütlen, et mina olen Tallinna notar olnud 5 aastat, ennem seda 5 aastat Jõhvis tegutsenud notarina, et siis kokku 10 aastat notarina tegutsenud, ennem seda ka pikalt notari asendajana, et pärimiste ja testamentidega siis puutun kokku igapäevaselt, et kõik see jutt, mis Kristi on täna rääkinud siin, et kuidas peaks oma eluajal juba siis pöörama tähelepanu oma varade koosseisule, et teha pärijatele natukese kergemaks kogu protsessi, mis on niigi keeruline, et siis on jah tõesti mõistlik sellist auditit teha aeg-ajalt, välja kirjutada oma varad ja nii edasi, ja pärimine on alati selline ju keerukas protsess ja midagi lihtsalt pärijatel ei ole, et lisaks emotsionaalsele poolele siis on ka just see kõik see materiaalne pool, et millest peavad siis pärijad kuidagi nagu läbi närima ennast või läbi viima. Et
pärimise juures, et kui nüüd tekkis see küsimus jah, et seadusjärgne või testamendijärgne pärimine, et pärimine ongi siis pärimine ongi õiguste kohustuste üleminek isiku surma korral tema õigusjärglastele. Kes on õigusjärglased, on siis kas seadusjärgsed pärijad või siis on viimase tahte alusel määratud pärijad. Ja testamendi koostamine on siis üks võimalus, kuidas pärandaja ehk siis testaator saab määrata erinevalt seadusjärgsest pärimisest, kuidas tema varad, kellele peavad üle minema. Et kui nii nagu Kristi eelnevalt ütles, et seadusjärgse pärimise puhul siis on jah, meil on pärijaks on abikaasa või siis registreeritud elukaaslane ja nende kõrval siis pärivad seadusjärgsed pärijad, esimese järjekorra pärijad lapsed, teise järjekorra pärijad vanemad ja kolmanda järjekorra pärijad on vanavanemad. Et see, mis nüüd on meil seadusandluses, et registreeritud elukaaslane on võrdsustatud abikaasaga, siis me peame muidugi meeles pidama seda, et lihtsalt elukaaslane ei ole võrdsustatud, et kui inimesed lihtsalt elavad koos ja nad ei ole sõlminud kooselulepingut, siis paraku elukaaslane, kellega jagatakse ühiskodu, ei ole veel siis registreeritud elukaaslane, kes omaks mingisuguseid õiguseid pärimismenetluses, et see on hästi selline oluline moment nagu tähele panna. Aga testamentide puhul on, kui soovitakse teha testamenti, siis mina soovitan alati pöörduda notarisse, sest testamendi tegemisele sellist mingit ühtset retsepti anda ei ole, et vot see oleks nüüd kõige parem, et kui te nüüd määrate seal annakud ja määrate testamendi täitja, et vot see nüüd on see, mis viib teie, nagu just teie mõtte sinna lõpuni, et alati on ikkagi mõistlik pöörduda notaribüroosse ja sest iga testament on nagu rätsepatöö. Et see on täpselt selle inimese vajadusi arvestades ja täpselt neid soove arvestades, et kuidas siis arvatakse, kuidas peaks varad üle minema kellele. Et on võimalik teha notariaalne testament. Notariaalse testamendi eelis ongi siis see, et inimene siis saab oma plaani tutvustada notarile, räägib, kuidas tal praegune hetk on ja kuidas ta arvab, kuidas peaksid tema varad üle minema kellele ja notar saab nõustada ja notariaalne testament on tähtajatu. Omakäelist testamenti on ka võimalik teha ja tunnistajate juuresolekul koostatud testament ja need on siis ühise nimetaja all kodune testament, aga nende puhul peab alati arvestama, et nende kehtivus on 6 kuud ja tihtilugu on praktikas ka esineb seda, et nende testamentidega on probleeme. Kas siis tunnistaja, kes on võetud testamendi allkirjastamise juurde, tuleb välja, et on keegi, kes on liiga lähedalt sugulane või lähikondlale isikule, kelle kasuks on testament tehtud, siis see testament kaotab kehtivuse. Või siis on jah, et näiteks, et ei ole seal omakäeliselt kirjutatud kogu täisteksti ja tunnistajaid pole juurde võetud, et selles osas alati mina soovitan pigem notariaalset testamenti. Kas sa oskad öelda, et kui notari juurde minna seda testamenti tegema, et kui mitu tundi seal notari laua taga istutakse ja arutatakse? No tegelikult on nii, et praktikas võin öelda, et testamendi kui juba kohale tullakse seda testamenti allkirjastama, siis pool tundi, maksimum tund. Aga tegelikult sellele eelneb ikkagi selline pikem protsess, et ongi siis mõistlik oma soovist teada anda, kas tulla siis esmalt konsultatsiooni, mis on alati hästi selline, tänasel päeval on võimalik teha videokonsultatsioon, et kus siis läbi arutada ja on olnud juhuseid, kus ma olen inimestega 3 korral kokku saanud ja seda testamenti ikkagi veel lihvinud. Et siis lõpuks oleks see tulemus ikkagi selline, nagu inimesel endal see ettekujutus on. Et sellist nagu piirangut, ütleme, kui juba notari poole on pöördutud konsultatsiooniks, siis ei pea nagu pelgama seda, et nüüd ma pean selle ühe korraga kõik nagu suutma ära öelda, ära mõelda, kõik asjad paika panna. Ei, et see on ikkagi selline protsess.
ja alati, kui on ka testament juba tehtud, saab alati testamenti ka täiendada uue testamendiga. Kas see, et inimesel on notaris testament tehtud, kuskil registreeritakse ära ka, et kui inimesega midagi juhtub, et kus siis inimesed teavad, et ta tegelikult oli testament olemas? Ja testamendi, kui tehakse notariaalne testament, siis on selliselt, et kohe peale testamendi tõestamist teen ma kinnitatud ärakirja ja see läheb pärimisregistrisse. Inimese eluajal on selle testamendi sisu on lukus, et see ei ole kellelegi nähtav. Aga kui isik on surnud, siis saadetakse surmateade ja siis avaneb see pärimismenetlust menetleva notari jaoks testamendi sisu. Aga kui see notariaalne testament, eks ju, sa korra teed, ta kehtib, inimene 20 aastat ei käi seda ise uuendamas ja siis siin küsimus tuligi, et inimene on teinud testamendid, nad pannud sinna kellegi kirja ja see inimene, kelle kasuks on see mingisugune otsus tehtud, et tema on võib-olla selle aja jooksul juba elust lahkunud, et mis siis saab? Ja siis on selliselt, et kui nüüd testament on tehtud näiteks oma lapse kasuks ja laps on vahepeal surnud, siis eeldatakse, et see testament on tehtud ka laste kasuks. Aga kui on täiesti kolmanda isiku, kes ei ole siis selle alane ja sugulane ehk siis laps, kui on kolmanda isiku kasuks tehtud, siis lihtsalt seda justkui ei oleks määratud, siis pärivad seadusjärgsed pärijad. Okei, ehk siis ma olen otsustanud midagi naabrinaisele jätta, siis kui naabrinaist enam ei ole, siis see läheb lihtsalt pärijatel tagasi. Ja vot siin nüüd selle testamendi puhul ongi see, mis tuleb praegu siis just oli, et kui ma midagi jätan, et siin tuleb eristada testamendi puhul kahte korraldust, et üks on pärija määramine. See tähendab seda, et kui ma ütlen, et vot minu pärijaks on minu naabrinaine, siis lähevad kõik asjad, mis mulle kuuluvad, lähevad üle minu naabrinaisele. Aga kui ma tahan naabrinaisele jätta näiteks oma korteri, siis see on annak. Ja siis ma ütlen, et ma jätan naabrinaisele annakuna määran korteri ja kui pärimismenetlus algatatakse, protsessis kõik toimub, siis tähendab seda, et kogu vara pärijad, minu seadusjärgsed pärijad, neile läheb kõik vara üle ja nemad peavad selle korteri andma üle minu naabrinaisele. Et testamendi tegemisel ongi siis tihtilugu on, et tullakse praktikasse, on hästi tihti esinev moment, kus tullakse notarisse ja öeldakse, et korteri jätan ma nüüd ühele lapsele, kinnistu jätan ma teisele lapsele, auto jätan üldse lapsele ja rohkem ma midagi ei taha teha. Siis see tähendab seda, et pärijaks on ikkagi seadusjärgsed pärijad, kes peavad andma need annakuna määratud üksikud esemed või õigused üle. Kas Eestis ka pärandi puhul, kas see testamendi ettelugemine on nagu Ameerika filmis, kui kõik kutsutakse ühte ruumi ja siis hakkab keegi ette lugema, et mis seal siis nüüd kirjas oli? Ei ole sellist testamendi ettelugemist, kui sellist ei ole, aga küll on nii, et kui pärimismenetlus algatatakse, siis kõigile, kes omavad mingeid õigusi selles pärimismenetluses mingi vara osas, siis teavitatakse kõiki neid isikuid, sest varaga on nii, et sunniviisiliselt ei ole ei pärija ega ei ole ka annakusaaja, et kui ikkagi inimene ei taha olla, siis talle antakse võimalus 3 kuud, et ta saab sellest loobuda. Kas kui inimene see küsimus, et kui tahta kedagi testamenti sisse kirjutada, kas piisabki sellest, et ma tean tema nime või ma pean tema kohta mingeid teisi isikuandmeid või isikukoodi või midagi sellist ka teadma? No seal lihtsalt on see, et kui on ainult nimega on natuke keeruline nagu määratleda, et kui on samanimelisi isikuid võib veel rohkem olla, et mida rohkem, mida täpsemalt ikkagi selle annakusaaja või selle pärija siis neid andmeid teatakse, seda kindlam on, et ikkagi see vara üle läheb, et kui on selline väga levinud nimed, Jaana Kask, et siis on neid isikuid palju, et kuidas siis seda määratleda, et kes see siis ikkagi oli see testaatori tahe, on ju, et kellele jätta neist.
Ma küsin selle küsimuse, mis ma tahtsin sult alguses küsida, et kuidas eestlastel selle testamentide tegemisega praegu on, et kas inimesed on hakanud rohkem testamenti tegema ja et minu meelest seda teemat on üha rohkem räägitud ja inimestel on sellega võib-olla kokkupuudet, inimestel võib-olla on ka lihtsalt seda vara, mida nagu pärandada, et mulle tundub, et on nagu asi, mille peale inimesed rohkem mõtlevad. Ja kindlasti on, et kuidagi eriti peale Covidit oli näha, et hakati palju rohkem mõtlema nende testamentide peale, sest oli selliseid väga äkilisi lahkumisi ja erinevas vanusegrupis inimeste puhul just selliseid lahkumisi, et mis siis tõesti jätsid nagu pere sellisse, et see kõik tuligi ootamatult ja mitte midagi ei olnudki omavahel läbi räägitud ja midagi ei teatud, aga nüüd tehakse üha enam testamente, et see on nagu ütleme, et mingil hetkel tehti testamente selles osas, et mõeldi, et ma teen testamendi, et siis see pärimismenetlus on kiirem ja lühem. Et see nüüd ei ole põhjus, miks teha testamenti, et pärimismenetlus on täpselt ühepikkune, et miinimum 1 kuu ja maksimum nii kaua, kuni pärijad on välja selgitatud, et olenemata, kas pärimine toimub testamendi alusel või siis seadusjärgse pärimise või pärimislepingu alusel, et see nagu seda pärimismenetluse aega ei muuda. Selline praktiline küsimus ka, et nagu ma mainisin ka, et alaealised lapsed pärijatena, et seal on hästi palju nüansse, mida teada, et on küsimus ka tulnud, et kui laps on alaealine, eks ju, et kas siis nii kaua, kuni ta on täisealine, et siis näiteks teine vanem haldab seda vara, et nagu kas ja kui palju ja mida sina üldse saaksid kirja panna, et ma tahan, et ma ei tea, et laps näiteks pärib selle korter või see korter läheb talle, kas ma saan midagi kirja panna, et mida sellega tohib teha või mida sellega ei tohib teha, et nagu kui kaugele need testamendis antud juhised ulatuvad? Ja selles suhtes, et saab nagu testamendis saab nagu päris palju ikkagi ära määratleda, et testamendiga on võimalik määrata pärija, ehk siis kellele läheb vara üle, on võimalik määrata eelpärija ja järelpärija, ehk siis näiteks, et nii kaua, kuni minu noorem laps saab täisealiseks, on pärijaks minu, ma ei tea, lähisugulane, minu õde, mitte keegi teine, aga minu keegi lähedane inimene, kes ma tean, et kindlasti tegutseb minu laste huvides, on ju, et tema on eelpärija, kui noorem laps saab täisealiseks, siis määran järelpärijaks oma lapsed. On võimalik määrata näiteks testamendi täitja, on võimalik määrata pärandvara hooldaja ja perekonnaseadus annab ka võimaluse nüüd ka määrata näiteks lapsele nimetada eestkostja. Et neid võimalusi, mida saab testamendis nagu ära määrata, neid on hästi palju ja nüüd, kui just see, mis sa Kristiina ütlesid, et vara on ka mujal maailmas ja nii edasi, eks ole, ja inimesed ise ju liiguvad ka, et samamoodi, et välisriiki minnakse elama ja kas ajutiselt või alaliselt ja nii edasi, et pärimismenetlusele kohaldatakse selle riigi õigust, kus isik sureb, kus oli tema alaline elukoht, millega tal oli selline side, eks ole, et see kokkupuude, kus ta alaline elukoht oli. Aga võimalus on testamendis ka määrata, et minu pärimisele kohaldatakse minu kodakondsusriigi õigust. Ehk siis, et näiteks, et ma lähen Rootsi elama, aga ma määran, et minu pärimisele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigus, siis see tähendab, et ikkagi Eestis lahendatakse see pärimise asi Eesti seaduste kohaselt. See on üks selline küsimus ka tulnud täpselt seesama, et see notariaalse testamendi puhul teed ära ja ta kehtib, eks ju, elus igasuguseid muid asju juhtub. Kas ma saan testamenti kirjutada, et näiteks kõik minu selle kuupäeva, selle seisuga olevad varad, eks ju, need näiteks lähevadki, ma ei tea, abikaasale ja kõik sellest punktist edasi omandatud vara läheb näiteks lapsele. Et kas ma saan nagu sellise tuleviku asjade kohta ka midagi kirja panna või kõik, mis sa omandad pärast seda testamendi tegemise hetke, need siis edaspidi ikkagi lihtsalt alluvad seadusjärgsele korrale? No tegelikult ongi see, et siin on jälle see pärija ja annak. Kas ütleb pärija või nagu, et mis annak, et nagu mis asjad kellele? Ja, et näiteks ongi võimalik määrata, et seadusjärgsed pärijad, et nemad on siis nii ehk naa pärijad, ehk siis ma oma testamendis pärijat ei nimetagi, aga ma määran annakuna kõik vara, mis ma olen tänase kuupäevani saanud siis ühele isikule, sealt edasi, mis ma omandan teisele isikule. Nüüd siis tekib see teema, et see annaku saaja vaesekene,
tema peab nüüd hakkama siis ära tõendama, millal see vara on omandatud. Eks siit natukene sellist nagu keerukust juurde. Ja. Et ühesõnaga, et katsudagi nagu käia üle, et see protsess, et kuidas nagu see notari juurde nagu minekul ongi see, et ühesõnaga enne kui ma hakkan notari juurde minema, siis sa sellega oled nõus, et see enda kohustused, varad, see nimekiri võiks olla juba kodus välja mõeldud igaks juhuks, et ei unusta midagi ära selleks hetkeks, kui notari juurde lähed. Absoluutselt ja just nagu mõelda sellega, et kui ma koostan selle nimekirja, selle auditi, siis mul ju tekib selline mõte, et kellele ma tahaksin, et kes millega nagu edasi tegeleks, kellele mis vara läheks, on ju. Et kui see asi on juba paika pandud, siis sealt on juba notaris nagu lihtsam selles osas minna edasi, et öeldagi, et ma tahan, et need varad läheksid sellele isikule, need varad liiguksid teisele, mis ta peaks selle varaga tegema ja nii edasi. Et kui need on paika pandud ja kui ei ole ka seda varade loetelu tehtud, aga on teada, et ma tahan kindlasti, et tema päriks, aga tema ei päri ja nii edasi, et juba siis, kui see mõte juba on, et siis tasub notari bürooga ühendust võtta ja hakata sealt oma soovidega edasi minema. Ja see esimene koht ongi see, et kui sa võtad selle pärimisseaduse ette ja vaatad, et okei, et mulle see nagu sobibki nii, nagu seaduses kirjas on, et testament selles suhtes ei ole kohustuslik, et kui sulle nagu sobib täpselt see, mis seaduses kirjas on, siis ongi kõik väga okei. Aga kohe, kui sa sellest seadusest midagi loed ja mõtled, et oot, et ma nagu siin võiks nagu midagi veidi teistmoodi olla. Just, et see ongi, et ikkagi testament või pärimisleping ongi selleks puhuks, kui sa tahad muuta seadusjärgsete pärijate ringi või tahad siis kellelegi ekstra mingit hüve anda või mingit siis eset näiteks anda, et siis on testament. Aga muidu on, kui kõik pärimise, seadusjärgne pärimine sobib, siis ei ole vaja testamenti teha. Ja siis testament... Kaks küsimust on veel, et üks on chatis ja siis Ene on tükk aega oma kätt püsti hoidnud, et Ene, kui sa saad ennast unmute'ida, siis võid ka suuliselt küsida. Ja, aitäh, mul miskipärast ei lase chatti kirjutada. Et mul on selline küsimus, et tänapäeval on paljudel inimestel ka vara kuskil välisriigis, näiteks ma ei tea, Hispaanias korter või maja Mallorcal, ja kui see inimene nüüd lahkub, et kuidas siis see pärimine käib, et mis riigi õigust kohaldatakse, kas ma pean minema välismaale seda nii-öelda pärima? See kõik sõltub nüüd sellest, et kus oli selle isiku elukoht tema surma hetkel. Ütleme, et ta on Eestis sureb. Ja siis kohaldatakse Eesti õigust, Eestis pärimismenetlus viiakse läbi ja siis selle pärimistunnistuse alusel saab ka siis Hispaanias või Soomes selle vara juba enda nimele registreerida. Et kui näiteks isik sureb Hispaanias, tal on Hispaanias kinnisvara, aga ennem ta surma ta elukoht on olnud Hispaanias ja ta on Eestis teinud testamendi, kus ta on määranud kohaldatavaks õiguseks Eesti õiguse, siis kohaldatakse Eesti õigust. Ma võtaksid ühe küsimuse veel, mis on seesama abikaasade vastastikune testament, et minu kogemus on, inimesed ei ole sellest väga kuulnud ka, et mis see siis on ja kuidas sellega teha. Ja siin ongi see nüüd üks küsimus, et kuidas see abikaasade vastastikune testament täpselt nagu toimib ja kui ühe partneriga midagi juhtub, et kas ma saan öelda abikaasale, et mida ta siis tohib või ei tohi pärast minu surma teha, et kas sa paari sõnaga seda ka selgitaksid meile? Ja abikaasade vastastikune testament on siis selliselt, et tavapärane korraldus on see, et abikaasad nimetavad teineteist vastastikku ainupärijaks ja on siis võimalus ka nimetada pärija üle elanud abikaasale. On võimalus ka abikaasade vastastikuses testamendis jätta see üle elanud abikaasa korraldus tegemata. Et tihtilugu tehakse seda abikaasade vastastikust testamenti sellepärast, et lapsed ei tuleks pärijate ringi siis, kui esimesena üks abikaasadest ära sureb. Et alles siis, kui üle elanud abikaasa ära sureb, siis tulevad lapsed pärijate ringi.
et see on nagu see peamine mõte, miks abikaasade vastastikust testamenti tehakse ja vahel tahetakse siis kindlustada seda ka, et määrame nüüd ära, et üle elanud abikaasa surma järgi pärivad need konkreetsed isikud, et me paneme selle testamendi nagu ka juba määrame selle testamendiga ära ka juba teise abikaasa surma puhuks pärijad ja võib ka sellest testamendist kokku leppida, et siis üle elanud abikaasa pärijatele peab vara minema üle esimesena surnud abikaasa vara koosseisus. See on selline piirang nagu üle elanud abikaasale ka selle vara müügil ja kinkimisel ja selle käsutamisel ühesõnaga. Üks kuulaja on pannud veel hea kommentaar lisamärkuseks, et notarit on vajadusel võimalik kutsuda ka büroost väljapoole, kui ise ei ole võimalik büroosse minna. Et kuidas see käib? Jaa, absoluutselt, et notar teeb väljasõite, et see ongi, et selleks testamente tehakse väljasõiduga ka, et siis on lihtsalt vaja ühendust võtta selle piirkonna notariga, et näiteks Harjumaale nimetatud notar ei saa minna Tartumaale testamenti tegema väljasõiduga, küll aga siis Harjumaakonnas saavad Tallinna notarid käia väljas ja piirkonna põhine. Aga neid on küll, et tehakse kogu aeg neid väljasõiduga testamente ja rollikirju. Ja kes siis nüüd praegu mõtles selle peale, et tal oleks seda notarit vaja, eks ju, kellega konsulteerida, ei ole nii, et sa astud ukse sisse ja kohe nüüd tuleb testamendile allkirja alla panna, eks ju, et alustuseks minna vestlema, siis sama slaidil on näha päevapärast, et Tarmo saadab järgi ka, et notarite nimekiri saad täiesti vaadata piirkonniti, et kes kus kohas on. Ja minu kogemus on ikkagi igal notaril on võib-olla nagu natuke oma teema, millest ta natuke rohkem sees on, et võibki täiesti julgelt pöörduda büroosse ja küsida, et mul ongi täpselt pärimisküsimused, kes on see notar, keda te mulle soovitate, kes kõige rohkem sellega tegeleb ja seesama koht, et enne notari juurde pöördamist see notarite pärimisveeb, mis siin just mingi 6 aega tagasi vist tehti, väga ka selline hea põhjalik ressurss, et ise saab vaadata läbi. Et minu kogemus on nagu inimesed natukene kardavad notarit, sest see notaritehing on nagu selline suur ja hirmus ja ma ei tea, Tallinnas nad on alati seal nagu mingi 27. korrusel kuskil tornis, eks ju. Ja inimesed elus korra näevad teda, kui kinnisvara ostavad, eks ju. Et selleks, et sa ise tunneksid ennast nagu kindlamini, et mida nagu küsida ja millest üldse rääkida, et siis on nagu hea, kui sa kodus ise natukene need materjalid läbi sirvinud, et sa ei ehmatakski ära, et sul tulevadki sellised sõnad nagu annak ja täpselt nagu, mille peale inimesed küsivad elus esimest korda, kuulen täpselt seda sõna, eks ju. Et võib nagu julgelt läbi sirvida enne, kui sa pöördud ja abi küsid. Nii, aga Tarmo, meie Kristeliga omalt poolt tõmbaksime siit siis otsa kokku, et käisimegi siis läbi, et esiteks, miks peaks mõtlema selle testamendi tegemise nende korralduste peale, mis on kõik need varad, kohustused, asjad, mille peale võiks nagu mõtiskleda, et mis üldse on. Ja Kristeli poolt siis jagatud ongi see, et testamenti saab mitut eri moodi teha, et lihtsalt see notariaalne kipub olema see, et keegi teine sind ka aitab, eks ju, nendest küsimustest läbi ja aitäh väga asjalike täiendavate küsimuste eest, et kes siit ka veel küsisid. Ja ongi see sama koht, et pärast, kui tuleb videot, siis on võimalik rahulikult uuesti läbi vaadata, et mingid nüansid, mis võib-olla jäid segaseks, et saab uuesti läbi põrgatada. Aga minu poolt aitäh ja ma annan Tarmole siin lõpusõnadeks mikri üle. Ja, kõigepealt suured tänud selle hea webinari sisu eest ja ma ise nagu enne seda üritust mõtlesin seda, et kunagi sai ka tegelikult testament koostatud, et mida ma sinna siis kirja panin ja siis ma nagu kuskilt olin kuulnud, et tegelikult need testamendid on ju internetis olemas, et kui sa lähed Eesti e-portaali, et selles mõttes, et julgustan kõiki, kes kunagi on võib-olla teinud, aga täpselt ei tea, mis seal kirjas on, see kõik on tegelikult digitaalselt kättesaadav teile, et kui te logite Eesti e-sse sisse ja panete testament, siis te testamendi tegijana näete seda faili, aga seda, mis te sinna kirjutanud olete, et see on nagu, mina sellest võimalusest ei olnud teadlik. Aga igal juhul tõesti aitäh teile kahele, tore, et Kristel ka lõpuks meiega ühineda, et eks me tehnikaga peame veel tegema, aga üleüldiselt mulle tundub, et läks täna kõik väga hästi, et osalejaid oli palju ja tänan kõiki küsimuste esitajaid. Meil on tulemas 7. mail juba uus webinar, siis küll tervise info teemadel, kus me üritame siis aru saada, et kuidas selles metsikus infomaastikus orienteeruda ja aru saada, et milline tervise info võiks olla tõene ja milline vale.
ja samuti on meil tulemas esimene live-üritus, see on 29. mai Tartus. Ootame sinna ka inimesi väljaspool Tartut, mõlemad ürituste lingid näete chatist ja samuti, kes tahab meie tegevust toetada, siis chatist leiab ka meie kontonumbri. Aga veel kord aitäh kõigile ja siis oleme terved ja kohtumiseni järgmistel üritustel. Aitäh, nägemist. Nägemist. Aitäh.